tervist sõbrad, kui sa antliga lendamisi enda õlgades väga hästi ei tunne, siis siin on paar nõuannet, mis võib-olla aitavad. Väga paljud, kui nad üles tõmbavad, nad teevad midagi taolist, ehk siis teevad peamiselt seda biitsepsiga võib-olla isegi, tõstavad lihtsalt antleid üles, aga selle harjutuse eesmärk ei ole lihtsalt antleid üles tõsta, vaid põhimõtteliselt enda küünannukke üles tõsta. Antel on lihtsalt lisaraskus ja käsi siin küljes on konks, sellepärast et sinu õlalihas ei ole mitte selle antli küljes, sinu õlalihas on sinu küünannuki küljes põhimõtteliselt. Ehk siis sa üritad küünannukke tõsta enda õlalihasega ja antel ripub sul käes lihtsalt selleks, et sul oleks natukene rohkem koormust seal peal. Ühesõnaga võtad mingid sellised mõõdukad antlid, millega jõuad mingi 10-15 tükki teha ja nüüd tõstadki enda küünannukke niimoodi ülesse ja siis lased alla tagasi. Ehk siis ei tee mingit sükst lollust, sest niimoodi hakkab sul lihtsalt käsi kompenseerima seda kõike. Mis sa veel võid teha, on mõelda, et need on justkui niisugused pudelid sul käes, mida sa üritad kergelt tühjaks valada, 2 lonksu ja siis lased vaikselt alla tagasi. Tõstad üles, keerad küünannukid natukene lae poole õrnalt, valad neid pudeleid tühjaks 2 lonksu ja lased jälle vaikselt alla. Kohe tunned siin ja kui sa tahad trapetsis ka veel natuke rohkem tunda, võid sa isegi neid veel kõrgemale tõsta ja tõstad õlgasid justkui natukene veel kaasa niimoodi üleval ja siis sa tunned veel trapetsis ka siin. Kui sa tahad vähem trapetsit tunda, siis võib-olla ära tõsta nii kõrgele ja võib-olla ära tõsta enda õlgu üles iga kord, kui sa üles tuled. Ja kui sa kardad, et sa sured ära, kui sa natukene enda käsi sissepoole keerad, siis loomulikult võid sa mitte seda teha. Nii et proovi seda ja rahulikult kontrollitud tempoga ja usu mind, õlad löövad tuld lihasest, mitte liigesest. Loodetavasti. Edu sõbrad!